Minu nimi on Broke Thompson. Olen 38-aastane ja kuni selle teisipäeva hommikuni uskusin ikka veel, et on piire, mida perekond kunagi ei ületa. Olin just lapsed koju viinud ja enne päeva esimese kliendi juurde suundumist kohvi jooma peatunud. Seisin pooleldi ärkvel järjekorras, kontrollisin e-kirju, mõtlesin kanganäidistele ja söögitoa sisustusele, kui mu telefonis hakkas vilkuma ema sünnipäeva peregrupi vestlus. Avasin telefoni, oodates tavapärast kära lilledest, tordist ja sellest, kes mida toob. Selle asemel leidsin isalt sõnumi, mis käskis mul mitte tulla. Ta ütles, et terve pere ei taha, et ma sinna tuleksin. Siis nimetas ta mind luuseriks. Jõllitasin paar sekundit ekraani, mitte sellepärast, et oleksin šokeeritud, vaid sellepärast, et miski minus lõpuks vaikseks jäi. Enam ei mingeid vabandusi. Enam ei mingit teesklemist, et nad ei mõelnud mulle aastaid näidatud asju tõsiselt. Naeratasin, trükkisin ühe lause tagasi ja küsisin, kas ta oli tõesti oma tütre asemel raha valinud. Siis tühistasin kõik. Eraldi toa, sünnipäevakorralduse, ettemaksu, mille oli nädalaid varem maksnud õhtusöögi eest, mis arvati ilma minuta toimuvat. Mõned vestluskaaslased hakkasid naerma. Keegi reageeris, nagu oleks see nali. Keegi lisas veel ühe julma väikese kommentaari, just nii palju, et oleks selge, et see polnud hetkeviha. Nad olid alati sellised olnud, kui arvasid, et ma jään väikeseks ja lepin sellega. Keegi neist ei saanud aru, et nad polnud mind lihtsalt sünnipäeva õhtusöögilt ära võtnud. Nad olid mulle kinkinud ainsa asja, mida ma vajasin, et lõpetada nende kaitsmine. Enne kui ma räägin teile, mis edasi juhtus ja miks nad kaua ei naernud, öelge mulle, kus te neid vaatate ja mis kel te praegu olete. Kui ma auto juurde tagasi jõudsin, ei nutnud ma. Ma ei helistanud ka kellelegi. Ma lihtsalt istusin seal, mõlemad käed roolil ja jõllitasin läbi esiklaasi inimesi, kes kohvikusse sisse ja välja kõndisid, nagu poleks maailm mu jalge all lihtsalt muutunud. Tõde oli see, et see sõnum ei tulnud eikusagilt. See ütles vaid valjusti välja seda, mida mu perekond oli aastaid väiksemal ja puhtamal viisil rääkinud. Mu isa, Robert Thompson, oli suurema osa minu täiskasvanuelust oma äri käsitlenud nagu faasi, millest ma oleksin pidanud välja kasvama. Mul on väike kodukujunduse ja sisekujundusega tegelev ettevõtte Austini lähedal. See pole uhkeldav, aga see on ehtne. Ehitasin seda klient-kliendi, maja haaval, pikkade nädalavahetuste, hilnenud arvete ja varahommikute kaupa, kasvatades samal ajal 2 last ja püüdes abielu ning kodu käigus hoida. Mu isa ei nimetanud seda kunagi äriks, kui teised inimesed just ei kuulanud. Kui see oli lihtsalt perekond, nimetas ta seda minu väikeseks projektiks. Mu vanem õde Megan töötas luksuskinnisvaras, mis tegi temast vaikimisi kuldse lapse. Ta müüs sellist kuvandit, mida mu vanemad jumaldasid. Disainerikontsad, läikivad kuulutused, lavastatud naeratused, šampanjast avatud uste päevad. Ta teadis täpselt, kuidas mu isaga rääkida, kuidas nõustuda ilma nõrgana kõlamata, kuidas ambitsiooni elegantselt välja näha. Mu nooremat õde Hannaht oli kergem armastada, aga raskem usaldada. Ta vihkas konflikte nii palju, et istus vaikides, kui mind tema ees lahkama hakati. Hiljem saatis ta mulle midagi pehmet ja süüdlaslikku, näiteks, loodan, et sa tead, et ma ei nõustunud sellega. Turtsatab, mu ema Eleanor mängis alati rahusobitajat, aga ainult viisil, mis kaitses kahju tekitajaid. Ta ütles mulle, et ma ei võtaks asju nii isiklikult. Ta ütles, et isa on lihtsalt selline. Ta palus mul olla suurem inimene, mis meie peres tähendas alati vaiksemat, leebemat ja painduvat lähenemist. Tõeline võitlus algas umbes aasta varem, kui mu isa otsustas, et peaksin oma ettevõtte liitma ühe tema kinnisvaraettevõttega ja tegelema uue luksusliku arenduse sisekujundusega, mida ta toetas. Paberil kõlas see heldelt. Nii ta seda kõigile müüski, justkui pakuks mulle kohta täiskasvanute lauas. Tegelikult tahtis ta kontrolli. Ta tahtis minu maitset, minu tööjõudu, minu kliendi instinkte ja minu nime tema raha külge, aga ainult siis, kui ma teen asju tema moodi. Kui ma ütlesin talle ei, et tahan oma ettevõtte iseseisvana hoida, vaatas ta mind nii, nagu oleksin talle laksu andnud. Pärast seda muutusid kommentaarid teravamaks. Megan ütles, et olen liiga emotsionaalne, et päris äri laiendada. Mu ema küsis, miks ma pean alati asju keeruliseks tegema. Mu isa ütles, et uhkus on väiksema sissetulekuga inimestele kallis. Nad isegi tegid mu abikaasale Mikhaelile märkuse, sest ta õpetas ajalugu riigikoolis ega ajanud staatust taga nii, nagu nende arvates mees peaks. Nad käitusid nii, nagu oleksin valinud vale elu lihtsalt sellepärast, et olin valinud sellise, mida nemad ei saa kontrollida. See sai lõpuks sel parklas selgeks. Nad ei vihanud mind sellepärast, et ma olin läbi kukkunud.
Nad vihkasid seda, et olin loonud elu, mis neile ei kuulunud. Selleks ajaks, kui ma oma sissesõiduteele keerasin, olin juba ühe otsuse teinud. Ma ei kavatsenud enam selle laua taga koha pärast võidelda. Mikhail oli köögis teid hindamas, kui ma sisse astusin, ikka veel tööriietes, prillid madalal ninal, punane pastakas käes. Ta vaatas korra üles ja teadis, et midagi on valesti. Näitasin talle sõnumit sõnagi lausumata. Ta luges seda aeglaselt, siis luges läbi minu vastuse ja pani telefoni letile rahuga, mida ma ei oodanud. Ta ei käskinud mul neile andestada. Ta ei öelnud mulle, et perekond on perekond. Turtsatab, ta ei küsinudki, mida mu isa kaotaja all mõtles, sest ta teadis juba niigi. Ta oli aastaid mu kõrval seisnud, samal ajal, kui nad mulle näkku naeratasid ja ühe kommentaari haaval mulle midagi pommisid. Kõik, mida ta küsis, oli, mida sa nüüd teha tahad? Mitte seda, mida sa arvad, et peaksid tegema. Mitte seda, mis teeb selle jõuludeks lihtsamaks. Mida sa tahad? Toetasin end leti vastu ja ütlesin tõe enne, kui jõudsin end välja rääkida. Ma arvan, et ma olen lõpetanud armastuse teenimise püüdlustega inimestelt, kes austavad mind ainult siis, kui ma ennast väiksemaks teen. Mikhail noogutas korra ja ütles, siis lõpeta kahanemine. See oligi kõik. Ei mingit sõnavõttu, ei mingit draamat, lihtsalt luba tõtt rääkida. Veetsin ülejäänud pärastlõuna tehes midagi, millest mu pere kunagi aru ei saaks. Jäin vait. Ma ei lahkunud grupivestlusest. Ma ei blokeerinud kedagi. Ma ei saatnud pikka emotsionaalset lõiku, millest nad saaksid hiljem ekraanipildi teha ja pilkata. Lasin vaikusel seal seista ja oma tööd teha. Las nad imestavad, miks ma ei anunud, ei selgitanud, ei püüdnud parandada seda, mida nad olid rikkunud. Seejärel avasin sülearvuti ja helistasin Sofia Bennettile, vanale ülikooliaegsele sõbrale, kes nüüd korraldas väikeste elustiilibrändide digikampaaniaid. Ta oli mulle juba 2 aastat rääkinud, et mu ettevõte näeb veebis liiga tagasihoidlik välja, arvestades, kui tugev mu töö tegelikult on. Ütlesin talle, et olen valmis mitte värskenduseks, vaid taaskäivitamiseks. Tahtsin päris veebisaiti, klientide iseloomustusi, projektivideoid, puhastusvideoid enne ja pärast, broneerimisvoogu, mis paneks mind välja nägema nagu ettevõtte omanik, kes ma juba olin. Kõne lõpuks oli tal fotograaf olemas ja plaan käima pandud. Esimest korda terve päeva jooksul tundsin midagi muud peale haiget saamise. Tundsin hoogu. Samal õhtul, kui lapsed olid magama jäänud, tegin veel ühe kõne. Ben Carter, mu emapoolne nõbu, oli aastaid varem end enamikust perekonnast eraldanud pärast seda, kui äritehing läks viltu ja keegi teda ei kaitsnud. Ta elas nüüd Bendis, Oregonis ja omas linna lähedal mõnda puhkemaljutust. Olime piisavalt ühendust hoidnud, et teada, et teine on ikka veel olemas. Kui ta kõne vastu võttis, ei küsinud ta, miks ma nii hilja helistan. Ta lihtsalt ütles, Broke, kas oled lõpuks valmis, ma lasin kuuldavale naeru, mida ma ei tahtnud. Ta kuulas, kui ma talle lihidalt rääkisin ja siis ütles, et üks tema pikaajalistest üürnikest kolib paari kuu pärast välja. 4 magamistuba, vaikne tänav, head koolid. Kui sa tõsiselt mõtled, ütles ta, siis ära pooleli jätma hakka. Mine päriselt minema. Pärast kõne lõpetamist istusin pimedas elutoas ja vaatasin elu, mille me Mikhailiga olime loonud. Mänguasjad nurgas, kooli kunstiteosed külmkapil, ärikaustad laual. Kõik turtsatab. Väike ja tavaline ja raskelt võidetud. Mu perekond arvas, et kui ma ühest sünnipäeva ahtusöögist ilma jätan, seab see mind uuesti olukorda. Nad ei teadnud, et ma olin juba alustanud elu loomist, kus nende heakskiit minuni ei jõua. Ja enne selle nädala lõppu hakkas isegi see sünnipäeva ahtusöök, mille üle nad naersid, lagunema ilma minuta, kes seda koos hoiaks. Järgmise kuu jooksul töötasin kõvemini kui aastaid tagasi, aga esimest korda ei tundunud, et ma üritaksin kellelegi midagi tõestada. Sofia tegutses kiiresti. Ta ehitas mu veebilehe nullist üles, puhastas mu brändingu ja muutis mu ettevõtte selliseks, nagu see alati vääris. Ta palus fotograafil jälgida mind 2 lavastustöö ajal, jäädvustas enne ja pärast pildid ning tegi neist lühikesed videod, mis andsid mu tööle viimistletud ja elava tunde. Lisasime klientide iseloomustused, veebibroneerimise ja portfoolio, mis lõpuks peegeldas minu töötaset. 3 nädala jooksul kahekordistus päringute arv. Kuu lõpuks olin rohkem broneeritud kui kunagi varem. Uued kliendid leidsid mind sotsiaalmeedia kaudu. Kinnisvaramaaklerid, kellega ma polnud varem koostööd teinud, võtsid minuga ühendust. Üks naine ütles, et valis mind, kuna mu töö tundus soe, mitte külm ja kallis. Mõtlesin sellele lausele terve ülejäänud päeva. Soe, mitte külm ja kallis. Tal polnud aimugi, kui palju see tähendab. Samal ajal kui ärihoogu kogus, hoidsin oma isikliku elu veebis täpselt samaks.
Postitasin pildi Miast pehmepallitrennis, muld põlvedel ja see äge väike irve, mis tal on, kui ta arvab, et on midagi muljetavaldavat teinud. Postitasin ujumistundides noa seina najale ja naerma, nagu tal poleks maailmas mingit hirmu. Postitasin kiire pildi Mikaelist laupäeva hommikul pankooke keerutamas, samal ajal kui mõlemad lapsed vaidlesid selle üle, kelle taldrikul on rohkem mustikaid. Mitte midagi dramaatilist, mitte midagi võltsi, lihtsalt vaikne ja stabiilne elu. Ja see tundus mu perekonda rohkem häirivat. Megan oli esimene, kes minuga ühendust võttis. Ta saatis mulle ühel õhtul privaatsõnumi, milles seisis: tore näha, et sinuga on kõik korras. Ema on olnud ärritunud. Ja ausalt öeldes on see juba piisavalt kaua kestnud. Selles polnud vabandust. Ei olnud mingit tunnustust tehtu kohta. Lihtsalt tavapärane toon, poleeritud ja üleolev, justkui oleksin mina see keeruline inimene, kes arusaamatust välja lohistab. Jätsin selle lugemata. 2 päeva hiljem saatis ema mulle otsesõnumi: mis ka juhtuks, olen ma ikkagi su ema. Jõllitasin seda pikka aega, sest see oligi täpselt probleem. Meie peres koheldi emaks olemist kui igavest vabandust. Polnud oluline, kui palju kahju oli tekitatud. Ainult tiitli pärast pidin alati tagasi tulema. Ma ei vastanud talle ka. Siis tuli ja läks sünnipäeva õhtusöök. Ma ei kuulnud sellest kohe, aga sõnadel on komme perekonnas levida isegi siis, kui keegi su nime valjusti välja ei ütle. Nädal hiljem saatis Hannah mulle sõnumi, küsides, kas me saaksime rääkida. Ta ütles, et pidu oli olnud kummaline, mitte tavalises perekondlikus mõttes piinlik. Kummaline teravamal ja raskemal moel. Inimesed küsisid pidevalt, kus ma olen. Paar sugulast olid ilmselt eeldanud, et ma hilinen, sest nad teadsid, et ma aitasin õhtusöögi planeerimisel. Mingil hetkel mainis keegi privaatruumi, mis oli kadunud. Keegi teine küsis, kes oli korraldanud eritellimusel menüü, millega mu ema oli hoobelnud. Siis hakkas tõde ruumi imbuma. Mina olin selle eest maksnud. Mina olin selle planeerinud. Olin aastaid kavatsenud emale sellise sünnipäeva korraldada, millega ta saaks uhkustada. Ja pärast seda, kui mu isa mu välja viskas, oli kõik kadunud. Hannah rääkis mulle, et meie ema püüdis teeselda, et see kõik pole oluline, aga tema naeratus ei vaibunud kohe pärast seda. Mu isa vaikis õhtu edenedes. Megan nähvas töötajate peale pisiasjade pärast, mis teda tavaliselt poleks häirinud. Tiller tegi ühe oma rumalast naljast ja keegi ei naernud. Terve õhtu tundus Hannah sõnul, nagu keerleksid kõik sama küsimuse ümber, seda valjusti ütlemata. Miks nad peaksid välja lükkama selle ühe inimese, kes oli tegelikult neile kohale ilmunud? Lugesin Hannah sõnumit 2 korda ja panin telefoni käest. Aastaid olin selles peres olnud kõige kergemini süüdistatav inimene, sest mina olin alati see, kes ikka veel üritas. Niipea kui ma tagasi astusin, hakkas kogu illusioon kõikuma. Mõni minut hiljem saabus Hannahlt uus sõnum. Kas me saame kohtuda? Ainult meie. Vaatasin enne vastamist pikalt ekraani. Kõige kummalisem oli see, et ma ei tundnud enam hirmu. Tundsin end lihtsalt valmis olevat. Kohtusin Hannahtka 3 päeva hiljem vaikses kohvikus järve lähedal, piisavalt kaugel meie tavapärasest linnaosast, et polnud peaaegu mingit võimalust kedagi tuttavat kohata. Ta oli juba seal, kui ma sisse astusin, istudes akna ääres, käed pabertopsi ümber, nagu vajaks ta midagi sooja, et end kokku hoida. Ta nägi välja väsinud viisil, mida meik ei suutnud parandada. Mitte haige, mitte dramaatiline, lihtsalt kurnatud. Kui ta mind nägi, tõusis ta pooleldi püsti, nagu tahaks mind kallistada, aga tundus siis, et mõtles ümber ja istus tagasi. Istusin tema vastas oleva tooli ja ootasin. Olin lõpetanud teiste aitamise, et leida sõnu, et selgitada, mida nad olid teinud. Mõneks sekundiks vaatas ta mind lihtsalt. Siis hingas ta sügavalt välja ja ütles, sul oli õigus. Ma ei öelnud midagi. Lasin lihtsalt vaikusel teha seda, mida see oli minuga teinud sellest hommikust kohvijärjekorras. Hannah vaatas oma joogi poole ja hakkas rääkima. Ta ütles, et õhtusöök oli algusest peale vale tundunud. Ema naeratas liiga kõvasti ja rääkis liiga kiiresti. Isa teeskles, nagu teda see ei häiriks, aga ta kontrollis terve õhtu oma telefoni, nagu oleks osa temast tõesti arvanud, et sa tuled sisse ja silud kõik nii, nagu sa alati tegid. Megan oli pool õhtut ärritunud, sest asjad libisesid pidevalt paigast. Laud polnud õige, teenindamine oli vale, personal ei teadnud menüüst, mida ema oli oodanud. Tiller tegi ühe oma rumalatest märkustest peredraama kohta ja isegi ema pani ta vait. Hannah ütles, et kellelgi polnud lõbus. Nad pidasid pidu, mitte ei elanud. Siis vaatas ta mulle otsa ja ütles selle osa, mis tema arvates kõige raskemini tabab. Isa poleks tohtinud seda sõnumit saata.
Keegi ei hääletanud selle poolt. Keegi ei istunud maha ega öelnud, et me ei taha Brokei sinna. Ta lihtsalt otsustas, et kui sa ei kavatse teha seda, mida tema tahab, siis ei tohiks sa üldse seal olla. Tundsin, kuidas minus tekkis midagi külma. Mitte šokki, isegi mitte viha, vaid lihtsalt kinnitust. Terve perekond ei taha sind sinna. See oli lause, mida ta oli kasutanud, et oma julmust ametlikuks muuta, et see kõlaks üksmeelselt. Hannah jätkas, võib-olla sellepärast, et kui ta tõtt rääkima hakkas, ei teadnud ta, kuidas peatuda. Ta ütles, et mõned sugulased olid õhtusöögil küsimusi esitanud, kui nad said aru, et mina olin see, kes korraldas privaatruumi ja erimenüü. Ilmselt oli üks mu tädidest öelnud, ma arvasin, et Broke korraldas selle kõige, siis küsis keegi teine, miks ma seal polnud, kui ma olin aidanud seda planeerida. Hannah ütles, et tema püüdis seda maha vaikida, aga inimesed said aru, et midagi on valesti. Lugu ei pidanud paika. Isa ärritus, Megan võttis kaitsepositsiooni ja mida rohkem nad üritasid teeselda, et kõik on normaalne, seda ilmsemaks sai, et see nii ei ole. Küsisin Hannahlt, miks ta grupivestluses midagi ei öelnud, kui see juhtus. Ta vaatas mind pisarsilmil ja andis mulle kõige ausama vastuse, mida ta mulle ilmselt kunagi elus andnud oli. Sest ma kartsin neid. Kartsin isa. Kartsin, et Megan pöördub minu vastu. Kartsin olla järgmine, siis nelatas ta raskelt ja lisas, aga ma arvasin ka, et sa tuled tagasi, nagu sa alati tuled, see tegi rohkem haiget, kui ma ootasin, sest see oli tõsi. Olin neid kõiki treeninud uskuma, et ma tulen ikka ja jälle tagasi, selgitan ikka ja jälle vastu võtan iga armastuse versiooni, mida nad mulle pakuvad, ainult selleks, et neid täielikult mitte kaotada. Hannah rääkis mulle, et tema oli peojärgsed päevad nutnud ja öelnud, et ta ei saa aru, miks asjad nii kaugele läksid. Isa ütles kogu aeg, et ma olen dramaatiline. Megan ütles, et ma üritan kõiki süüdi tunda panna. Siis ütles Hannah selle ühe lause, mis pani kogu mu elu fookusesse. Nad armastavad sind ainult siis, kui sa oled kasulik ja vaikne. Toetasin end toolile ja vahtisin hetkeks aknast välja, sest tõde oli nii puhas, et see ajas mind peaaegu pea ringi käima. Kasulik ja vaikne. See oligi roll. Tütar, kes kohale ilmus. Tütar, kes aitas. Tütar, kes tegi asjad ilusaks, rahustas inimesi maha, täitis lüngad, võttis löögi enda peale, neelas solvangu alla, helistas tagasi, tõi kingituse, korraldas õhtusöögi, pani kõik teised paremad välja paistma, kui nad tegelikult olid. Ja niipea, kui ma selle lõpetasin, muutusin ühekordseks kasutamiseks valmisolevaks. Hannah hakkas siis nutma, seekord päris pisaraid, mitte selliseid ettevaatlikke pisaraid, mida inimesed kasutavad, kui tahavad tunnustust halva enesetunde eest. Ta ütles mulle, et tal on kahju iga kord, kui ta vaikis, iga kord, kui ta saatis mulle pärast avalikku argust isiklikku lohutust, iga kord, kui ta valis aususe asemel turvalisuse. Ma uskusin, et ta mõtles seda tõsiselt, aga miski minus oli juba liiga kaugele läinud, et tagasi minna ainult sellepärast, et keegi lõpuks tunnistas, mis kogu aeg oli juhtunud. Sirutasin käe üle laua ja panin korraks tema käe peale, mitte sellepärast, et oleksin valmis kõike andestama, vaid sellepärast, et mul oli vaja, et ta ühest asjast selgelt aru saaks. Ma ütlesin, mina ei olnud selles peres kunagi probleem. Hannah raputas pead ja ütles, ei, sina olid see, kes hoidis selle lagunemast, istusime seal veel natuke aega, aga vestlus oli ainsal olulisel moel juba läbi. Olin sisse tulnud ja kandsin endas viimast süütunnet, mingit alles jäänud küsimust selle kohta, kas ma reageerin üle, kas peaksin veel korra proovima, kas lahkumine teeb minust selle kaabaka, kelleks nad mind alati väitsid. Lahkusin kohvikust ilma igasuguse jututa. Auto juurde tagasi jõudes ei mõelnud ma enam, kas peaksin suhet päästma. Mõtlesin, turtsatades, sellele, kui kiiresti saaksin oma lapsed kättesaamatuks inimeste jaoks, kes arvasid, et armastus on midagi, mille tuleb välja teenida, suredes selle sisse. Samal õhtul, pärast õhtusöögi, leidis Mikhail mind garaažist tühja pappastiga. Ta vaatas mind korra ja küsis, kas me teeme seda, noogutasin ja ütlesin, jah. Seekord läheme päriselt ära, kui ma selle valjusti välja ütlesin, hakkas kõik kiiremini liikuma. Mitte kaootilisel viisil, mitte sellises meeletus paanikas, mida mu pere oleks minult oodanud, vaid rahuga, mis üllatas isegi mind ennast. Järgmisel hommikul, kui lapsed olid koolis ja Mikhail tööl, istusin söögilaua taga sülearvuti, märkmiku ja tassiga kohvi, mis jahtus enne, kui ma seda puudutasin. Koostasin nimekirja. Viisin äridokumendid üle. Lõpetasin kehtivad laolepingud. Rääkisin kooliga dokumentidest. Hakkasin maja tubade kaupa sorteerima. Mõtlesin välja, mida me kaasa võtame ja mida me lõpuks tassisime. Ben helistas sel pärastlõunal ja jagas fotosid Bendi üürikorterist. See oli parem, kui ma ootasin.
puhtad valged seinad, kõrged aknad, vaikne tagaaed, piisavalt ruumi lastele joosta ilma, et nad end nurka surutuna tunneksid, hea valgus köögis, väike eraldiseisev ruum tagahoovis, mis võiks pärast sisseelamist toimida kontori või disainistuudiona. Vaatasin neid pilte kauem, kui plaanisin. See ei näinud välja nagu põgenemine. See nägi välja nagu elu. Mikhail tuli sel õhtul koju ja pärast laste magamaminekut istusime põrandal, arutasime logistika küsimusi, mitte tundeid, mis tundus kuidagi intiimsemana kui ükski dramaatiline vestlus. Ta lõpetaks kooliaasta distantsilt, kui nad selle heaks kiidaksid. Kui mitte, siis astuks ta tagasi ja leiaks pärast kolimist midagi uut. Mina lõpetaksin projektid, mis ma saaksin lõpetada, suunaksin ülejäänud edasi ja taaskäivitaksin oma ettevõtte Oregonis sama nime all. Iga otsus tundus raske, aga mitte vale. See oligi erinevus. Nädal hiljem postitasin Instagrami lihtsa foto. Vaid 3 kolimiskasti virnastatud minu kontori seina ääres pealkirjaga "Uus peatükk laaditakse". Ei mingit asukohta, ei mingit selgitust, mitte midagi emotsionaalset. Tunni aja jooksul saatis Hannah mulle sõnumi, küsides, kas ma kolin. Ma ei vastanud. Siis helistas Megan. Lasin sellel heliseda. Mu ema saatis sel õhtul sõnumi, et oli kuulnud kuulujuttu ja tahtis teada, mis toimub. Jätsin ka sellele vastuseta. Järgmisel hommikul saatis mu isa mulle lõpuks otse sõnumi. Sa lähed sellega liiale. See oli kõik, mida ta kirjutas. Ei mingit vabandust, ei mingit küsimust tema lastelaste kohta, ei mingit märki sellest, et ta oleks kas või sekundikski mõelnud sellele, mida ta oli teinud. Lihtsalt sama vana hoiak, justkui usuks ta ikka veel, et tema vastutab selle loo lõpu eest. Vaatasin ekraani ja ei tundnud midagi. Kuu aega tagasi oleks see sõnum mind spiraali ajanud. Nüüd see ainult kinnitas, et lahkumine oli õige asi. Järgmise paari nädala jooksul muutis maja meie ümber aeglaselt kuju. Kapid tühjendati, riiulid koristati, vanad mänguasjad pandi karpidesse või annetati. Müüsin mööblit, mida me ei tahtnud üle riigi vedada ja andsin ära pooled dekoratiivesemetest, mille olin kunagi ostnud, püüdes muuta selle maja terviklikumaks, kui see kunagi tegelikult oli. Mia ja Noh arvasid, et kogu see asi oli seiklus. Lasime neil joonistada kastidele markeritega, väikeste südamete ja tähtedega ning erksates värvides kõverate nimedega. Mikhail kirjutas ühele kastile painuta või lõhki ja pani lapsed nii kõvasti naerma, et nad peaaegu pikali kukkusid. Oli hetki, tavaliselt hilisõhtul, kui seisin ukse avas ja tundsin valu selle pärast, mida ma tegin. Mitte sellepärast, et ma oleksin tahtnud jääda, vaid sellepärast, et ma nägin nii selgelt, kui kaua ma olin viibinud kohtades, mis mind haavasid, lihtsalt sellepärast, et arvasin, et vastupidavus on sama asi kui armastus. Mu pere tiirles minu ümber aina lähemale kolimisele. Megan saatis pika sõnumi sellest, kuidas ma kõiki ühe arusaamatuse pärast tükkideks rebisin. Mu ema kirjutas mälestusi ja süütunnet täis meili, milles ta rääkis pühadest, vanadest perepiltidest ja sellest, kuidas emad ka vigu teevad. Hannah proovis 2 korda helistada ja kui ma lõpuks tema kõneposti kuulasin, ütles ta vaid, et saab aru, kui ma vajan distantsi, aga ta lootis, et ma ütlen talle enne lahkumist. Ma peaaegu helistasin talle tagasi. Ma peaaegu lasin end pehmendada. Siis saatis mu isa veel ühe sõnumi. Sa käitud nagu laps. Lugesin seda korra ja naersin valjusti oma tühjas köögis. Pärast kõike, mida ta oli teinud, pärast kõiki aastaid, mil ta oli minuga ülevalt alla rääkinud, tuba kontrollinud, otsustanud, kes on oluline ja kes mitte, oli see kõik, mis tal oli. See oli parim, mida ta suutis välja mõelda, kui ta taipas, et ma tegelikult lahkun. Nädal enne kolimist avasin esimest korda päevade jooksul peregrupi vestluse. Vestlus oli pinnalt tagasi normaalseks muutunud. Keegi oli postitanud beebipildi. Keegi teine rääkis suvisest grillipeost. Minust ei räägitud üldse. See oli selline vaikus, mille pered loovad, kui tahavad kustutada inimese, kes lõpetas talle määratud rolli täitmise. Kerisin seda minuti, siis vajutasin ühte nuppu ja lahkusin vestlusest sõnagi lausumata. Mu telefon hakkas peaaegu kohe helisema. Esmalt Hannah, siis Megan, siis mu ema. Pöörasin telefoni lauale näoga allapoole ja pakkisin edasi. Viimasel õhtul majas istusime Mikhailiga oma magamistoa põrandal, sest voodi oli juba lahti võetud. Turtsatused, lapsed magasid õhkmadratsitel, kurnatud ja õnnelikud. Ta küsis minult viimast korda, kas ma olen kindel. Vaatasin toas ringi, tühje seinu ja paljaid nurki ning taipasin, et tunnen end kergemana kui aastaid varem. Ma ei lahku, sest olen vihane, ütlesin talle. Ma lahkun, sest ma lõpuks saan aru, mis seal eebimine maksab. Sõitsime järgmisel hommikul enne päikesetõusu välja.
Mikhail juhtis lastega maasturit ja mina järgnesin neile rendiautoga. Vahetult enne tuppa jõudmist tegin viimase foto tühjast elutoast, mille varajane valgus põrandale langes ja postitasin selle üheainsa reaga. Mõnikord on lahkumine ainus viis kasvada, seejärel lukustasin välisukse, viskasin võtmed postkasti ja sõitsin tagasi vaatamata minema. 6 kuud pendis muutis rohkem kui minu aadressi. See muutis seda, kuidas ma hommikuti ärkasin. Tegases avasin ma tavaliselt silmad raskusega rinnal, nagu oleksin hiljaks jäänud probleemi lahendamisega, mis oli alanud juba enne, kui ma voodist tõusin. Oregonis tundus õhk teistsugune. Maja oli vaiksem. Köögiakendest paistev valgus tundus pehmem. Mia leidis sõpru kiiremini, kui ma ootasin. Noah hakkas öö läbi magama, ilma et oleks meie tuppa sisse jalutanud. Mikhail leidis kaugõpetaja töökoha, mis maksis vähem kui tema vana koht, aga andis talle midagi, mille väärtust mu pere kunagi ei mõistnud, rahu. Mis minusse puutub, siis ehitasin oma ettevõtte ümber 1 tuba korraga. Ben tutvustas mind mõnele kohalikule agendile. Sophia aitas mul veebis hoogu hoida ja mõne kuu pärast lavastasin juba puhkemaju ja pereelamuid, mis vajasid pigem soojust kui eneseimetlust. See oli väiksem kui see, mida mu isa oleks eduks nimetanud, aga see oli aus, stabiilne ja täielikult minu oma. Kõige kummalisem oli mõista, kui palju ruumi mu elus avanes, kui ma lõpetasin inimestega suhtlemise, kes olid pühendunud minust valesti arusaamisele. Enam polnud pingelisi pühi, enam polnud hoolikat sõnastamist, enam polnud ootamist järgmise nõuandeks maskeeritud solvangu peale. Muidugi kuulsin ma asju. Minu omad ei lase vaikselt lahti. Ühiste sugulaste ja aeg-ajalt blokeerimata e-kirjadest lipsanud sõnumite kaudu sain teada, et mu isa oli inimestele rääkinud, et ma reageerisin üle, et ma võtsin nalja liiga tõsiselt, et ma läbi elasin midagi emotsionaalset. Mu ema oli valinud leebema versiooni. Ta ütles inimestele, et ta ei saa aru, mis minuga juhtus, justkui oleks julmus ühel hommikul mu kehasse tunginud nagu palavik ja pannud mind unustama, kes ma olen. Aga sellised lood toimivad ainult siis, kui inimene, kellest nad räägivad, on piisavalt kaua läheduses, et end kaitsta. Ma olin läinud. Ma olin hõivatud. Ma olin õnnelik. Ja turtsatab, vähehaaval lakkas nende versioon koos püsimast. Mida rohkem nad rääkisid, seda rohkem hakkasid inimesed asju meenutama. Kuidas mina alati aitasin perekondlikke sündmusi korraldada. Kuidas ma ilmusin kohale, kui keegi vajas küüti, teene, viimase hetke abi, kingitust, rahulikku häält, lisakäte, kui tihti ma andsin ilma punkte pidamata. Paar nõbu sirutasid vaikselt käe, et vabandada, mitte nii, et paluksid kohest andestust, vaid nii, et see ütles mulle, et nad olid lõpuks ometi aru saanud, milles asi oli. Megan ei vabandanud kunagi. See oleks nõudnud alandlikkust. Ja alandlikkus polnud kunagi tema anne. Hannah küll. Rohkem kui 1 kord. Ma uskusin teda iga kord, aga usk ja ligipääs ei ole sama asi. Ta võis kahetseda ja ikkagi mitte olla kaitstud. Siis, ühel hallil hilissügisesel laupäeval, nägin oma vanemaid esimest korda pärast meie lahkuminekut isiklikult. Olin nohka toidupoes, seisin hommikusöögilettide vahekäigus, kui ta vaidles kirglikult millegi multifilmi vahukommidega kaetud asja üle, kui kuulsin enda selja taga oma nime. Mitte Brokei sellisel soojal moel, nagu sõbrad seda ütlevad. Broke vanal moel, nagu käsi, mis sirutab mu kukalt. Pöörasin ringi ja seal nad olidki. Ema nägi vanem välja. Mitte dramaatiliselt. Lihtsalt kuidagi väiksem. Isa seisis tema kõrval kepiga. Tema lõualuu oli pingul, kui ma mäletasin. Tema keha kandis kellegi piirjooni, kes oli terve elu oodanud, et toad tema ümber painduvad ja alles nüüd sai aru, et nad ei paindu. Üheks kummaliseks sekundiks tundus, nagu oleks mu vana elu mulle puu- ja köögiviljaletis järele jõudnud. Ema astus sammu edasi ja ütles uuesti mu nime. Seekord vaiksemalt. Noh vaatas mulle otsa ja küsis, kes nad on. Panin käe ta õlale ja ütlesin, nad on inimesed mu vanast elust, kullake. Jää minuga. Ema võpatas, nagu oleksin talle laksu andnud, aga ma ei olnud häält tõstnud. Olin ainult tõtt rääkinud. Pärast seda hakkas ta kiiresti rääkima, öeldes, et nad olid üritanud minuga ühendust võtta, et nad olid paar päeva linnas, et võib-olla oli see märk, et me pidime rääkima. Isa ei öelnud alguses midagi, mis oli peaaegu häirivam kui siis, kui ta oleks murdunud. Ta lihtsalt seisis seal ja ootas, et ma talle võimaluse annaksin, nagu ma alati varem tegin. Aga ma polnud enam see naine. Vaatasin neile mõlemale otsa ja ütlesin asja, mille mõistmiseks olin aastaid aega võtnud. Ma ei vihka teid. Ma ei vaja kättemaksu. Aga mu lapsed ei kasva üles uskudes, et armastus tähendab alandust, kontrolli ja vaikimist.
Ma ei õpeta neid paluma killukesi inimestelt, kes tahtsid mind ainult siis, kui ma olin kasulik. Mu ema hakkas nutma enne, kui ma lõpetasin. Siis rääkis lõpuks mu isa. Ja isegi sel hetkel ei suutnud ta endast täielikult lahti lasta. Ta ütles, me olime perekond, justkui peaks see sõna üksi avama kõik uksed, mida ta oli aastaid mu näo ees paugutanud. Ma noogutasin ja ütlesin, jah. Ja just sellepärast see nii oluline oligi, siis võtsin no käest kinni ja kõndisin minema. Kumbki neist ei järgnenud mulle. See oli hetk, mis jäi mulle hiljem meelde. Mitte pisarad, mitte kepp, isegi mitte vaikus. See oli tõsiasi, et esimest korda elus ei lahkunud ma vestlusest nendega väikese tundega. Lahkusin puhtana. Hiljem samal õhtul, kui lapsed sees mängisid ja Mikhail mu kõrval luges, mõtlesin, kui väga ma kunagi tahtsin, et mu perest saaksid teistsugused inimesed. Lahkemad inimesed. Õiglasemad inimesed. Inimestest, kes suudavad armastada ilma arvet pidamata. Aga tõsi on see, et inimeste muutumise ootamine võib olla järjekordne viis endast loobuda. Mõnikord ei ole õppetund see, et nad lõpuks näevad sinu väärtust. Mõnikord on õppetund see, et sa pead lõpetama oma väärtuse andmise inimestele, kes selle kahtlemisest kasu lõikavad. Ma ei lahkunud selleks, et neid karistada. Ma lahkusin, sest ma lõpuks sain aru, et oma rahu kaitsmine ei ole julm. Ja oma laste kaitsmine sama tsükli eest ei ole isekas. Mõned pered õpetavad sulle, kuidas kuuluda kuhugi. Teised õpetavad sulle, mida armastus ei tohiks kunagi maksma minna. Mu isa arvas, et kui ma ühelt sünnipäevaõhtusöögilt eemale hoian, siis panen ma oma kohale tagasi. Tegelikult näitas ta mulle, et seal pole minu jaoks kohta, mis ei nõuaks minu kadumist. Nii et ma ehitasin uue. Ja kõige õnnelikum osa on see. Ma ei ehitanud seda kättemaksust. Ma ehitasin selle tõest. Kättemaksu saaga on meie meeskond pühendunud sisukate ja kaasahaaravate väljamõeldud lugude loomisele, mis pakuvad meelelahutust ja väärtuslikke elutunde. Iga selle kanali lugu on loodud hariduslikel ja inspireerivatel eesmärkidel, lootuses jagada meie vaatajatega läbimõeldud sõnumeid ja äratuntavaid kogemusi. See lugu tuletab vaatajatele meelde, et enesest lugupidamine, terved piirid ja emotsionaalne tugevus on igas suhtes olulised. See õpetab, et armastus ei tohiks kunagi nõuda alandust, vaikimist ega identiteedi kaotamist. Selle teekonna jooksul saab publik mõtiskleda rahu, väärikuse ja isikliku kasvu valimise olulisuse üle.